No nii, challenge'i 5. päev ja siin mängud on ka nüüd käima läinud, et Jessica Pegula ja Iga Swiatek on nüüd heitlemas ja no samas, kas saab öelda heitlemas on ju, et ütleme, et mäng, vaata, et mäng on nagu selline, et see mäng on nagu niisugune asi, et ta on nagu, et noh, ei saa nüüd öelda, et heitlus on ju, et see on need pallimängud on ju, ikkagi nagu mängud otseses mõttes, et seal ei ole nagu ühte asja niisugust, et jah, on ka niisugust mingit sellist, no ma ei tea, kas nüüd kannatamist või ikka on seda, et füüsilist sellist on ju, vastupidamist on ju, jõudu on vaja, kiirust on vaja, kõike on ju, täpsust, strateegiat, igasugust asja, tähelepanemisi on ju, et see heitlus on nagu nagu sihuke ühekülgne nagu kannatamine on ju, oleks on ju, et see mäng on see tennis eriti, et selline, et nagu siin hommikul sai mõtiskled selle üle, et isegi video tegin, et fänn on Pegulat on ju, et eile oli ta nii hädas seal on ju, seal oleks peaaegu sellest finaali kohast üldse välja jäänud on ju, et viimasel hetkel sai selle murde kätte ja viimasel hetkel nagu sai üldse mingi võimaluse midagi päästa ja siis võttis selle see seti ära ja lõppmängus ja võttis teise seti ka ära on ju, kolmandana otsustava on ju, et ja täna ta nüüd siin on ju, et oli nagu ilmselge outsider, et ei olnud isegi nagu mitte underdog on ju, aga oligi nagu outsider on ju, täielik outsider oli täna on ju, et 3,1 oli koefitsient ja Iga Swiatekil oli 1,3 on ju, et täielik peaaegu seal kolmekordne nagu vahe on ju, ja nüüd ta siin siis paugutab on ju, pani esimeses setis, pani kohe murde, pani ära on ju, et seti veel ta kätte pole saanud, aga 5-3 nagu juhib on ju, et see, vot see on see tunnetus, et ma nüüd ei ütle, et ma nüüd olen mingi hull nagu mingi gambler või mingi värk on ju, et ma ei ole ju midagi väga teeninud nende spordiennustuste ja panustamistega on ju, aga ütleme, et see läheb juba, ütleme seal päris 10 aasta tagusesse aega ei lähe, vahepeal ma ju ei ole siin vaadanud ja ennustanud ja nii edasi on ju, aga ütleme, et see tunne tuleb nagu, et kui sa näed, et see mängija on nagu, ta on mänginud on ju, ta on nagu päris soliidselt, nagu see Pegula näide on nagu ehtne näide, et sa näed, et ta on nagu soliidselt mänginud, et ta võitis maailma esimest võitis on ju, siis ta võitis on ju, seal 10. võitis on ju, siin pani järjest on ju, ja ta on 3. kohal on ju, et see ei tule nagu niisama on ju, ja ühe mängu nagu siis mille järgi see siis tehakse see, eks seal see bookmakerite ja nende, eks neil on ka mingid omad reeglid on ju, ja need teised ennustajad, kes on ju, et ja või on siis need mingid numbrid või mingid asjad on ju, aga see number ei saa nagu ainult ka nagu see number nagu ei anna on ju, nagu see Pegula mäng eile on ju, et ta ei anna ju seda tõde, et uudistes kõik kirjutavad, et ta võttis ära viimane, see oli veel 6-1 on ju, et aga tegelikult ta ei võtnud seda ju mööda minnes ära, et see oli läbi täieliku häda ja aga
nüüd sellest nüüd järeldada seda ka, et ta nüüd 30. sai vaevu jagu, on ju, et nüüd siis nagu maailma see 4. nüüd sõidab või noh, Swiatek on vist 8, on ju. Et see 8. ja noh, Swiatek oli tegelikult on suht kogu aeg esimene olnud, on ju. Ta on juba mingi 4 aastat on aasta lõpetanud esimesena. Ja et nüüd sellest järeldada, et et ta 30. oli hädas, et ta nüüd siis see 8. või see maailma suht esimene, on ju, et see nüüd sõidab temast suvalt üle, on ju. Et ei ole, näed, ja ei olegi nii, on ju, et see tunnetus nagu jah, et see on see tunnetus, et see tunnetus on, aga see tuleb nagu nüüd realiseerida, on ju. Et seda ma ju väga nagu ei olen siin natukene realiseerinud, aga ongi. Aga nagu selle, kes see oli, see Briti mängija, mitte Jennings, aga kes muidu oli seal 200, aga siis väntas 20. ära, on ju. Et seal tuli ka see tunnetus, on ju. Aga see ongi nagu, et järgmises mängus ta sai jälle nagu sai kotti täiega, on ju. Ja langes välja sealt turniirilt, on ju, nagu poleks käinki, on ju. Et selle tunnetusega on ka nagu jälle see asi, on ju. Et seda ei saa nagu täitsa lambist ka nagu panna, on ju. Et näiteks selle ta oli jah, rallisõitja on ka veel sama nimega. Enam ta praegult ei sõida seal tipus. Evans oli jah, et mitte Elfin Evans, aga jah, Evans. Vaat sellega jäi mulle meelde, muidu polekski meelde tulnud. Et see Evansiga oli ju samamoodi, on ju, et ta see tunnetus tuli, et see tüüp võib mängida, aga see tunnetus tuli sellepärast, et see, kelle vastu ta mängis, et see tüüp, ta oli seda võitnud kunagi. Et see oli küll mingi 30 oli reitingus, aga ta oli nüüd pikalt vigastusel olnud ja ta oli võitnud ka ja et see Evans oli nagu hea soos, on ju. Et see otsus tuli nagu ikkagi, seal ei saa olla nagu ainult ühte aspekti. Et vaat see ongi see, mida võib nagu õppida, on ju. Et seal ei saa olla nagu ühte aspekti, et ta nüüd eile oli natukene liimist lahti selle vastu, on ju. Et Fritsu puhul oli samamoodi, et ta küllaltki nagu ääri-veeri nagu tuli välja, on ju, aga ta ei olnud nagu aga ikkagi sellest ei saa järeldada, on ju, et ta nüüd kaotab seal, kuna ta seal nõrgemate vastu oli natuke hädas, et ta nüüd siis kaotab, on ju. Et seal peab olema ikkagi nagu mitu aspekti peab olema seal. Seal peab olema mitu aspekti. Et ja selle Evansiga ka, ega pärast mul ei olnud nagu seda tunnetust enam. Et mul ei tulnud seda tunnet nagu pähe, et paneks nüüd sellele Evansile jälle, on ju. Et see tunnetus nagu on jah selline, et eks nagu jah, ta tuleb nagu kogemusega ka natukene, on ju. Et sa ei saa seda nagu, see on nagu korraks, sa ei saa seda nagu võtta nagu igaveseks nagu kaasa seda võtta, et nüüd see Evans on kõva, et nüüd ta ongi kogu aeg kõva, on ju. Et täna oli kõva, et nüüd on kogu aeg, on ju. Et ta on nagu mingis olukorras ja mingis hetkes ma küll ei vaadanud seda teist mängu, kui ta sai ikka 0-ga. Et ei et ongi, on ju. Ma ei võtnud sealt kohe nagu seda pähe endale, et ta nüüd sellele 20 pani, et ta nüüd laksab, paneb ära täiega, on ju. Et see on jah sellega tunnetusega nagu, et see on ka ikkagi ettevaatlikult tuleb sellega tegutseda. Et aga eks selle Pegula selle värgiga on nagu jah mitmeid asju, et ma küll panin, et tema saab need game'id kätte, aga ma panin, et Swiatek saab ka need game'id kätte, panin teise ennustusse. Et natukene nagu plusse on selle
game'id ja sellega on nagu plusse, et kui sa paned ühele ja teisele, et see on ka nagu hea asi, mida saab kaasa võtta, on ju. Et kui sa paned mõlemale, et saavad enda need kätte, on ju, noh, siis võivad mõlemad ennustused nagu täppi minna, on ju. et sellega on see pluss ka nagu, jah. Et siis võivad nagu mõlemad ennustused täppi minna. Et läheb see kolme game'iliseks ja saavad mõlemad kätte enda need 12 game'i, on ju. Et kusjuures sellega on veel sedapidi hea, et Pegulal oli vist üldse 9,5 või oli 10,5 kumb, et ta ei pea isegi 12 saama, et isegi vähem kui 12. Et selles mõttes on see ka veel positiivne. Et aga noh, vaatame, mis siin tuleb, et mängud juba käivad ja et siin natukene proovime areneda ka, et võib-olla suudame siis selle challenge'i eesmärgid nagu täita, et eks seda enesekindlust hakkab ka siis tulema juurde, kui nagu hakkab seda asja nagu rohkem õnnestumisi tulema ja need järeldused nagu realiseeruvad ka, on ju. Et vaatame siis.